Tere hommikust. Taaskord tere mõnusat esmaspäeva hommikut. Päike paistab. Üliäge nädalavahetus on selja taga ja on aeg taas alustada töönädalaga ja müüginädalaga ka. Müügiminutid 73 osa läheb siit eetrisse. Ja ma mõtlesin, mis võiks olla siis tänase osa teema. Tegelikult üks teema on olnud päris pikalt mu peas. Hästi palju olen sellest rääkinud igasuguste müügiinimestega erinevates vestlustes ja selleks teemaks on müügieetika. Ja võib-olla ma alustan seda temaatika avamist sellega, et mulle meenus lihtsalt kui ma selle teema peale mõtlema hakkasin, et mida siis katta võiks sellest teemast, mulle meenus üks meie ühise sõbra näide. Ja mul siis üks hea sõber küsis mult kunagi ühe kolmanda inimese kohta, ja küsis umbes niimoodi, et Urmas, mis sa arvad, et kui see kodanik nagu hommikul ärkab üles ja vaatab peeglisse, et kas tal tekivad nagu enesetaputunded, et ta tahaks ennast ära tappa, et ta on müügimaastikul müünud asju, mis kindlasti on tekitanud talle kehva reputatsiooni või kehva maine. Ja teisest küljest, et mis ta sisemine eetika on ja ta on müünud väga palju siis erinevaid asju alates võrkturundusest ja ma ei tea, lõpetades mille iganes temaatikatega. See ei olegi tegelikult tähtis. Tähtis on lihtsalt see, et kas keegi hommikul müügiinimestest peeglisse vaadates mõtleb üldse mingeid mõtteid, mis puudutab müügieetikat. Ja kui te korraks mõtlete nagu teemasse sisse, siis hästi lihtne on see, et kuna müügimaailma kohta öeldakse, et müügimaailm on ainukene maailm, kus sa saad lühikese perioodi jooksul teenida intensiivsemalt või rohkem raha ja siis seda investeerida või teha selle rahaga midagi väga olulist oma tuleviku ülesehitamisel, sest müügimaastik lihtsalt võimaldab seda. Kui sa oma provisjoniplaani oled õigesti paika sättinud, siis loomulikult sinu panus, intensiivne panus makstakse väga hästi kinni. Ja nüüd tulles selle teema juurde, et kui mina mõtlen, mis asi on eetiline müük, siis minu jaoks loomulikult, kui me räägime siin mingitest ravimitest, relvadest, ainetest, kõik need tavalised tabuteemad, ma ei tea, sigarettidest, ravimid, siis mingid multilevel marketing või võrkturunduse skeemid, kus asjad on veidikene kahtlased. Igasugused kiiresti rikastumise skeemid, igasugused life coach'id, kes lubavad, et nad teavad saladust, see on nagu loomu poolest skämm. Lihtsalt see on üles ehitatud nagu juba skämmi peale. Nüüd küsimusega laiendame natukene seda teemat, et kui mina vaatan ringi oma 25 aasta, vaatan tagasi oma 25 aastasse, mis asju ma müünud olen, siis alati kui ma olen liitunud mingisuguse ettevõtte, mingisuguse tiimi ja mingisuguse juhtkonnaga, olen ma endalt esimese asjana küsinud, kas see, mida ma müüma hakkan, on minu jaoks eetiline, sest et sinu motiiv ja sinu eetika on sinu sees ja need asjad, mida mina olen müünud, on minu jaoks eetilised. Ehk siis mulle on see nagu ülimalt oluline ja miks on oluline? Üks asi on loomulikult, et Eesti on väike. Ja sinu nimi on ainus asi, mis sul on, selles mõttes, et oma nime on nagu kerge määrida, rikkuda. Teine asi on minu arust see, et mulle meenub siin üks hästi selline naljakas seik. Ma kunagi rääkisin ühe pastor Veikoga ja juhib ühte hästi või toimetab hästi ägedas kogukonnas ja koguduses. Ja Veiko ütles mulle väga huvitava mõttekäigu, et Veiko ütles mulle sellise mõttekäigu, et mõtle, Urmas, kui sa lähed siit ilmast ära, lahkud kogemast ja sa satud taevaväravasse. Ja nii nagu müükaritel kombeks on, et peame hästi palju tegema esitlusi. Jumal istub taevaväravas ja ütleb, et kuule, et Urmas, et sul on nüüd lühikene aeg, et tee oma viimane esitlus. Ja ma hakkan tegema esitlust ja Jumal vaatab neid slaide ja vangutab pead. Ehk siis mitte midagi sellest esitlusest, minu elu kokkuvõttest ei ole esiteks tõsi ja teiseks või on see nagu nii piinlik välja öelda, et sa seda lõpus slaidides ei julge välja öelda. Ja tegelikult see pani ka mind mõtlema selles mõttes, et kui sa vaatad oma elule tagasi ja kui sa oled müügimaastikul ja sa vaatad, mida sa müünud oled, loomulikult esimene temaatika võiks olla see, et
keda see asi on aidanud, mida sa müünud oled. Ja sa võid siin oma valeuskumuses panna ennast uskuma, et vahet ei ole, mida sa müüd, isegi kui see on veits shady, siis see siiski aitab inimesi või vähemasti on mõnda inimest aidanud. Et esimene kriteerium, kas see minu jaoks on okei, teine kriteerium, kas see päriselt lahendab kellegi mingisugust probleemi, kas see ühiskonna vaates on okei asi müüa, ehk siis, ja neljas on kõige olulisem kriteerium. Mis on su motiiv? Et kas su motiiv on võtta kiiresti provikat ja minna tegelema millegi muuga või su motiiv on see, et sa päriselt usud sellesse tootesse nii palju, sellesse tootesse teenusesse, et sa võiks seda põhimõtteliselt elu lõpuni müüa, sa vaataks iga hommik peeglisse ja ütleks, kõik aus. Et need asjad, mida ma müün, need on siis heas kohas ühiskonna minu klientidega. Et hästi huvitav asi on tegelikult tarkvara arendusmaastik. Ma mõtlesin selle peale ka eelmine nädal, et tarkvara arendusmaastikul, me võime öelda, et mingit tarkvara luues, et siin võib olla situatsioon, et mina usun, et miski saab tehtud ja klient ei usu. Nüüd, ideaalis on see, et klient usub, mul on kõhklusi, aga hea tiimiga teeb asjad ära. Ja kolmas variant on see, et mina usun ja klient usub ka. Ehk siis ma tõmbaksingi selle lõpunoodiga siin selle teema kokku, et siin peaksid nagu kaks poolt uskuma. Sina usud, et sa teed head ja sa ei tee seda tööd ainult provika pärast ja sa ei pigista silma kinni oma tööeetika ja kutseeetika ees ja teisest küljest klient näeb ja saab sellest kasu ka. Ma kutsun sind üles sellel nädalal vaatama korraks endasse, mõtlema ja vaatama peeglisse, et need päevad, mis meile siin elus on antud, need kindlasti on loetud ja ma olen sellest hästi palju rääkinud juba, ma ei tea, 7 aastat tagasi tegin ühe osa, kus ma rääkisin, et kui sa iga päev ärkad üles ja tead, et sul on üks päev vähem elada, siis kuidas sa oma järgmisi päevasid sisustad. Minu siiras soovitus teie sõbrad ja kuulajad on see, et sisusta neid päevasid mõttekalt ja nii, et kui sa jõuad kunagi taevaväravasse ja pead tegema jumalale slaide, siis sul ei oleks endal piinlik ja jumala ei oleks piinlik. Nii et aitäh sind kuulamast, kui sa näed mingit väärtust selles videos, jaga seda vähemasti ühe sõbraga, vajuta siia alla like ja kohtume järgmistes müügiminutites. Tšau!